Ma võin seletada. Ma võin seletada selles mõttes, et koos poolakatega me andsime siis üle, eelmine aasta november andsime üle siis kirjad nii Donald Trumpile kui ka teistele, ka RNC-le ja ka Heritage Foundationile, soovides siis uusi korralikke konservatiivseid suursaadikuid nii Eestisse kui ka siis Poola. Niimoodi, et mõlemile on juba määratud ja mõlemil on päris normaalsed suursaadikud. Nüüd on vaja need suursaadikud ära kinnitada ja Eestisse tulla. See ei toimu ennem, kui on saavutatud siis Venemaa-Ukraina rahuleping. Ja sellest hetkest alates, kui tuleb meil uus suursaadik, te võite näha, et tuuled hakkavad muutuma. Need samad kinsukraapijad, kes ennem kraapisid siis Joe Bideni ja teiste USAID-i kintse, üritavad minna siis Roman Pitko juurde ja üritada oma asju teha. Kuid ma näen selles, et ta teab täpselt, mis on Eestis toimunud. Me oleme edastanud ka paberid. Arvatavasti saab ka veel juunikuus temaga veel isiklikult kokku saada ja rääkida täpselt, mis seal toimub ja mis seal muutma hakkab. Nii et ega väga paljusid meie koha pealt ei saa teha. Ainuke asi on see, et kui on meil korralik suursaadik, kes esindab Donald Trumpi huve, hakkavad ka Eestis asjad muutuma. Ja tuletan ka meelde seda, et mida veel teinud oleme, on see, et me andsime siis sisse nõude, mitte nõude, vaid palvekirja, et meile tuleksid siis vaatlejad USA-st meie siis kohalike omavalitsuste valimisi vaatlema. Praegusel hetkel on antud isegi nende poolt nõusolek, aga meie juristid hetkel peavad omavahel täpselt välja selgitama, kuidas see hakkab välja nägema, mis on juriidilised alused ja mis vallas ja kuidas nad saavad ligi ka näiteks e-valimiste asjadele, et hinnangut anda. Nii et asjad lähevad edasi ja päeva pealt muidugi midagi ei juhtu, aga kui midagi ei tee, siis ka midagi paremaks ei saa minna. Ja ma arvan, et see on üks võimalus Eesti asju muuta, ongi just väljaspoolt ja seda me üritame teha. Et öeldakse küll, et ise elada Ameerikas, et mis on need neetud Eesti asjadest, et hoia nina eemal, et sinul ei ole mingit õigust rääkida, siis eks me ikkagi üritame midagi ära teha. Ja ütleme, Poola konservatiivid on väga õnnelikud oma siis uue suursaadiku üle. Meie omad on siis suhteliselt vait on selle koha.